Austraalia võimud on väidetavalt teatanud, et nad uurivad popstaari Katy Perry seoses näitlejanna Ruby Rose'i poolt esitatud seksuaalrünnaku süüdistusega. Me käsitleme neid süüdistusi, võimalikku uurimist, võimalikku süüdistust, mida me edasi võime oodata, keda võidakse üle kuulata ning arutame seda koos inimesega, kes tunneb hästi Austraalia uurimiste käiku. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitab Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Üsna uskumatu kuulsusevastane süüdistus on nüüd jõudnud pealkirjadesse. Näitlejanna Ruby Rose on süüdistanud poplauljat Katy Perryt seksuaalrünnakus umbes 20 aastat tagasi ühes Austraalia ööklubis. See on suur uudis ja mis on selle suure uudise tõeliselt suureks teinud, on see, et väidetavalt on see nüüd käivitanud ametliku politsei uurimise sealpool, mida ma tahan natuke hiljem eksperdiga arutada, kuidas see võiks juhtuda. Aga mis selle kõik käivitaseks? Nii et Ruby Rose, kes on kõige tuntum selliste filmide poolest nagu Resident Evil, John Wick, Pitch Perfect, The Meg, läks Threadsi ja kirjutas Katy Perry kohta. Ja see puudutas Katy Perry reaktsiooni Justin Bieberi Coachella esinemisele. Ja Ruby Rose läheb Threadsi ja väidetavalt kirjutab: Katy Perry ründas mind seksuaalselt Spice Market ööklubis Melbourne'is. Keda huvitab? Mida ta arvab? Ta jätkas sellega. Nüüd olen ma 40 aastat vana. On võtnud peaaegu 2 aastakümmet, et seda avalikult öelda. Kuigi olen väga tänulik, et olen elanud piisavalt kaua, et oma hääle leida. See lihtsalt näitab, kui suur mõju on traumal ja seksuaalsel rünnakul. Aitäh, et mind märkasid. Ma räägin siin veel paljustki, aga see oli olemas. Katy Perry esindaja vastas avalduses öeldes: Ruby Rose'i poolt sotsiaalmeedias levitatavad süüdistused Katy Perry kohta ei ole mitte ainult täiesti valed, vaid need on ka ohtlikud ja hoolimatud valed. Preili Roseil on hästi dokumenteeritud ajalugu tõsiste avalike süüdistuste esitamisel sotsiaalmeedias erinevate inimeste vastu, väited, mida need isikud on korduvalt eitanud. Nüüd, ma ei usu, et see oli otseselt seotud millegi konkreetsega, aga et natuke tausta anda, mõni aasta tagasi lahkus Ruby Rose CV telesaatest Batwoman. Ja ta esitas süüdistusi vaenuliku töökeskkonna ja väärkäitumise kohta, sihtides produtsente ja juhte. Muide, Warner Brothers vastas tol ajal öeldes, et see oli nende sõnul omamoodi revideerimine. Ajalugu, väites, et ta lasti lahti, et ta vallandati sellelt projektilt, tsitaat, mitmete kaebuste tõttu töökäitumise kohta. Aga ma tahan tagasi minna Ruby Rose'i ja Katy Perry juurde. Teises postituses väitis Rose, et Perry, tsitaat, nägi mind puhkamas mu parima sõbra süles. Et teda vältida, kummardus ta alla, tõmbas oma aluspesu kõrvale ja hõõrus teda. Jälk, ütleme lihtsalt, et tema intiimsed kehaosad oli mu näol, kuni mu silmad avanesid järsku ja ma oksendasin talle peale. Väga kirjeldav, väga konkreetne, eks? Nüüd, Rose postitas ka, tsiteerin, naisena mitmetel põhjustel. Naistevahelise vägivalla ja seksuaalse väärkohtamise teemal avalikult rääkimine tundub olevat 100 korda raskem kui meeste kiskjatest rääkimine. Vähemalt minu jaoks. Ja siis tuli suur uuendus. Rose postitas Threadsis. Täna lähen ma politseijaoskonda, et uurida, kas mõnda minu kogemust saab uurida. Ma kujutan ette, et need juhtumid on aegunud, kuid see on veelgi suurem põhjus proovida. Huvitav on see, et ta oli varem postitanud, et tal ei ole huvi sellest politseile teatada. Tegelikult postitas ta ilmselt, et Perryl, tsiteerin, võib mind vabalt kohtusse kaevata. Ta ei tee seda, sest see juhtus tõesti. Mul on fotod ja see juhtus sõna otseses mõttes avalikult ning seda nägid mitmed inimesed. Muide, juriidilisest vaatenurgast on tal õigus. Katy Perry võiks tehniliselt Ruby Rose'i laimamise eest kohtusse kaevata. Sest ma kujutan ette, et ta väidaks, et sotsiaalmeedias on tehtud avalikult valesid väiteid. Kui Rose oleks esitanud hagi nende väidetega, siis teda tõenäoliselt ei saaks laimamise eest kohtusse kaevata. Sest üldiselt, kui sa esitad väiteid kohtuasjas, oled sa laimamise hagide eest kaitstud, eks? See on loogiline. Kui igaüks saaks lihtsalt pöörduda ja sinu vastu laimamise hagisid esitada selle eest, et sa ise kohtusse pöördusid, siis see pärsiks kohtuvaidlusi. See takistaks inimesi kohtusse minemast ja see ei oleks mõistlik. Aga Ruby Rose'i Katy Perry kohta tehtud avalike kommentaaride puhul, jah. Kas siin võib olla juriidiline vastutus? Kindlasti. Ma ei ütle, et Katy Perry hakkab Ruby Rose'i vastu hagi esitama, aga see on lihtsalt midagi, mille peale mõelda. Olgu, nüüd kiiresti, see on teile, kassipidajad. Kes siis ei tahaks, et tema kass oleks terve ja õnnelik, eks? Sellepärast pean ma rääkima Smallsiga toitmisest. Enamik kassitoite on tehtud odavate täiteainete, lihajääkide ja kunstlike koostisosadega. Sinu kassi tervis kannatab selle tõttu, aga Smalls on teistsugune. Miks? Nende retseptid on valmistatud säilitusaineteta.
100% inimtoiduks sobivatest toostisosadest, mida leiad otse oma külmkapist. Kassid saavad energiat valkudest. Nad vajavad ka palju vedelikku, et olla terved ja heas vormis. Õnneks sisaldab Smalls vähemalt 80% loomset valku. Nende värsked koostisosad on õrnalt küpsetatud, et säilitada kõik toitained, niiskus ja maitse. 88% kassipidajatest teatab, et pärast Smallsi andmist on nende kassidel parem seedimine, läikivam karvkate ja rohkem energiat mängimiseks. Ka eksperdid on sellest vaimustuses olnud. Forbes nimetas Smallsi parimaks kassitoiduks üldse. BuzzFeedi arvustajad teatasid, et nende kassid läksid selle toidu peale hulluks. Vaata, sinu kassi tervis algab sellest, mida ta sööb. Proovi Smallsi. Saad oma esimeselt tellimuselt 60% soodustust tasuta saatmise ja eluaegsed maiused, kui lähed aadressile smalls.com/sidebar. Nüüd tahan ma minna selle juurde, mis minu arvates on Ruby Rose'i viimane vastus, mis on internetti postitatud. Tsiteerin. Tere, viimane uuendus selle kohta. Tänase pärastlõuna seisuga olen kõik oma aruanded lõpule viinud. See tähendab, et ma ei saa enam kommenteerida, uuesti postitada ega avalikult rääkida ühestki neist juhtumitest ega nendega seotud isikutest. See võib tunduda nii, nagu ma eiraksin kõike, alates toetavatest sõnumitest kuni teiste inimeste kogemusteni, kuid tegelikult ei tee ma seda. See on politsei tavaline nõue ja paljuski on see isegi kergendus. Nüüd saan alustada paranemisprotsessi ja ajutiselt edasi liikuda. Ma armastan teid kõiki väga. Ja tead mis? See ongi suur uuendus. KTLA5 andmetel, tsiteerin, Melbourne'i seksuaalkuritegude ja laste väärkohtlemise uurimisrühm, detektiivid, uurivad varasemat seksuaalrünnakut, mis toimus Melbourne'is 2010. aastal. Politseile on teatatud, et juhtum leidis aset tegevusloaga meelelahutuskohas Melbourne'i kesklinnas. Kuna uurimine jätkub, oleks praegu sobimatu rohkem kommenteerida. CBD tähendab kesklinna äripiirkonda. Ja Perry ise, olgu selguse huvides öeldud, ei kommenteerinud seda väidet. Aga ma mainin, et umbes samal ajal, 14. aprillil, postitas ta väidetavalt Instagrami loosse sõnumi Ma armastan sind. See oli koos pildiga tema laulust By the Grace of God. See on tema 2013. aasta albumilt Prism. Võta seda, kuidas soovid, aga ma pean seda mainima. Ühes intervjuus ajalehele The Herald Sun, see on Rolling Stone Austraalia andmetel Melbourne'i ööklubi väidetava endise mänedžeri sõnul. Spice Market, mis on nüüdseks uksed sulgenud, väitis, et sellel ööl, millest Rose räägib, tema teada midagi sellist ei juhtunud. Ta väitis, et nad tulid koos sisse. Nad olid koos ka Katie juuksuri ja jumestajaga ning teise kutiga, kes oli Ruby sõber. See oli turvatöötajate õudusunenägu, sest seal oli 600 inimest ja Katie tuli pidevalt välja, tantsis kõigiga ja läks otse moshpiti keskele. Nad olid Genie Bottle'is, mis oli ilmselt vipptuba, jõid jooke ja tegelesid oma asjadega, aga peamiselt olid nad seal ja tegid omi asju. Ma ei olnud teadlik ühestki väidetavast rünnakust ega sellest, et keegi oleks oksendanud. Ta väitis, et Rose ja Perry olid mõlemad, tsitaat, purjus, aga tsitaat, ei olnud täiesti oimetud ega midagi sellist. Mõlemad olid liiga palju joonud. Et vältida seda, et inimesed neist sellises seisundis pilte teeksid, korraldasime auto ja juhi, kes ootaks hotelli Collins Streeti sissepääsu juures. Me saatsime nad tagant välja ja mööda tuletõrjetreppi üles ning panime nad koos autosse. Muide, enne kui me üldse uurimise ja selle võimalike tagajärgede juurde läheme, pean ma seda ütlema. See ei ole esimene kord, kui Ruby Rose on Katy Perryt rünnanud. Ei, juba 2017 aastal kritiseeris Ruby Rose väidetavalt Perry lugu Swish, kuna seda peeti tol ajal võimalikuks Taylor Swifti vastu suunatud lauluks. Ja väidetavalt kirjutas Ruby Rose Twitteris. Ma lihtsalt arvan, et kogu selle maailma olukorra juures on pettumus, kui keegi brändib end ümber poliitiliseks aktivistiks, aga siis jätab selle sinna paika ja laskub madalale tasemele. Veel üks asi, millele pean tähelepanu juhtima. Teatud asjad on saanud rohkem tähelepanu või on taas fookuses pärast neid Ruby Rose'i süüdistusi. Näiteks näitleja Anna Kendrick. Ta tegi 2014 aastal Conan O'Brieni saates nalja, et Katy Perry puudutas sobimatult tema dekolteed ühel tema sõnul veidral õhtul. 2019. aastal süüdistas näitleja Josh Kloss, kes ilmselt esines Katy Perry muusikavideos Teenage Dream, teda mitte ainult verbaalses väärkohtlemises, vaid väitis ka, et ta paljastas peol ilma tema nõusolekuta tema suguelundi. Gruusia Vene telejuht Tiina Kendalaki süüdistas Katy Perryt selles, et ta puudutas ja suudles teda sobimatult.
2018. aastal, kui Katy Perry oli American Idoli kohtunik, suudles ta väidetavalt osalejat Benjamin Glaze'i huultele. Hiljem ütles Benjamin, et ta ei pidanud seda seksuaalseks ahistamiseks, kuid tunnistas, et see pani teda ebamugavalt tundma. Nüüd tahan ma aru saada, kuidas see Austraalia uurimine võiks välja näha. Kas aegumistähtaega ei ole? Kas Katy Perryt võiks üle kuulata? Kas teda võidakse arreteerida? Keda veel võiks selle juhtumiga seoses üle kuulata? Seda tahangi ma lahti seletada. Okei, nüüd tahan ma kaasata Mike Kingi. Miks ma tahan Mike Kingi kaasata? Lisaks sellele, et on suurepärane külaline, endine politseikomandör, Profiling Evil saatejuht ja raamatu Wolves in Sheep's Clothing autor, on tal tegelikult väga spetsiifiline asjatundlikkus Austraalia uurimiste osas. Mida ma sellega mõtlen? Tal on Austraalias 4-osaline dokumentaalsari, mis minu teada jõuab eetrisse 22. aprillil. See käsitleb sarimõrvari juhtumit. See sari on seal praegu suur uudis. Nii et Mike, aitäh, et tulid saatesse. Et kõigil oleks parem arusaam, sa oled natuke kursis sellega, kuidas uurimised Austraalias toimuvad, eks? Ja, Jesse, tegelikult oli mul võimalus umbes 7 aastat töötada kogu Austraalia riigis, igas üksikus osariigis. Sain tuttavaks vähemalt juhtkonna tasandil paljude erinevate osariikide komandööridega. Sealhulgas olen istunud ka Victoria politseiosakonna kontorites. Nii et see on minu jaoks tõesti mitmest vaatenurgast huvitav juhtum. Mitte ainult erinevused USA ja Austraalia seaduste vahel nii palju, kui mina neist aru saan, vaid ka see, kuidas nad asju uurivad. Kas sa saad sellest rääkida? Enne kui läheme detailsemaks, siis üldiselt, kuidas see erineb? Kuidas erineb Austraalia uurimine uurimisest siin Ameerika Ühendriikides? Tead, ma vaatan Austraalia politseid alati natuke teistmoodi, sest minu arvates on nad palju paremad konfliktide lahendamisel ja muudes asjades. Need peavad õppima inimestega suhtlema ja püüdma neid ohjeldada vähem surmavate vahenditega. Nüüd sellel juhtumil pole vähem surmavate vahenditega midagi pistmist, välja arvatud see, et see on täiesti teistsugune mõtteviis. Ma arvan, et seadused on oma olemused sarnased, välja arvatud see, et paljudel juhtudel kuuluvad need kuninganna reeglite alla. Ja seetõttu on see veidi erinev. Mul on vahel raske sellest aru saada, aga kui jõuad juriidiliste aspektide tuumani, eriti sellises juhtumis nagu see, seksuaalne rünnak, siis olenemata sellest, kas oled Austraalias, Ameerika Ühendriikides või kusagil mujal, on see ikkagi seksuaalne rünnak. Ja niil on seadused, nad võivad neid nimetada teistmoodi, kui meie seda juhtumit vaataksime ja püüaksime seda kategoriseerida. Olgu. Sellise taustaga tundub, et Victoria politseiosakonna jaoks on selle avalduse tegemine suur asi. Ma loen selle veel kord ette. Melbourne'i seksuaalkuritegude ja laste väärkohtlemise uurimisrühma detektiivid uurivad ammu toimunud seksuaalrünnakut, mis toimus Melbourne'is 2010. aastal. Politseil on teatatud, et juhtum leidis aset tegevusloaga asutuses Melbourne'i kesklinnas. Kuna uurimine jätkub, ei oleks praeguses etapis sobilik rohkem kommenteerida. Nad ei maini konkreetselt Ruby Rose'i. Nad ei maini konkreetselt Katy Perryt, kuid kõik panevad 2 ja 2 kokku. Fakt, et nad kuulutavad siin välja uurimise ja neil on justkui üksus, mis tegeleb varasemate seksuaalrünnaku väidetega. Kas sa oled selle üksusega tuttav? Või üldiselt see, et nad on selle välja kuulutanud, tundub oluline? Ja minu jaoks tegelikult, Jesse, kui ma seda vaatan, siis austraallased on tõelised profid meedias kiiresti sõna võtma ja siis kõik kinni keerama. Nad ei jaga infot. Nad ei ütle, kus nad parasjagu on. See on siin väga erinev, kuigi nad on väga kiired avalikkuse ette tulema, tunnistama ja mõnel juhul isegi mõningaid fakte aktsepteerima, aga nad ei jaga infot selle kohta, mis käimasolevas uurimises toimub. Ja ma mõtlen, sa mainisid isegi seda dokumentaalfilmi, mis tulemas on, ja mõningaid avastusi, mis me tegime lahendamata juhtumites. Nad võtsid info vastu, aga siis kerkib sein ette ja infot enam ei jagata. See on ka omamoodi huvitav, sest austraallaste kõnemaneer on paljudele meist Ameerika Ühendriikides nii võõras, kuigi me muidugi saame aru, mida nad ütlevad, aga need sõnad, mida nad võivad kasutada. Ja kui nemad ütlevad ajalooline juhtum, siis meie võime mõelda, et see muudab ajalugu. Tegelikult nad ütlevad, et see on vana või lahendamata juhtum, mille me toome ajaloost tagasi ja vaatame uuesti üle. Ja meil on kohustus. Olgu see siis seotud asjaosaliste tuntusega või lihtsalt sellega, et nad on tõesti üsna edumeelsed, kui asi puudutab seksuaalset rünnakut. Et nad uurivad
kuritegu või väidet, peaksin ütlema. Ja muide, ma mõtlen, te kuulsid seda natuke Ruby Rose'ilt, aga ma tegin nii põhjalikku uurimistööd, kui suutsin selle kohta. Ja ma ei ole Austraalia advokaat. Ei paista, et siin oleks aegumistähtaega puudutav probleem, et see võiks olla aegunud. Isegi kui see juhtus 2010. aastal, on siin võimalik kriminaalvastutus Katy Perryleks. Ma mõtlen, välja arvatud juhul, kui ma vaatan seda valest küljest. Ei, ma pean sinuga selles osas nõustuma. Ja jällegi, ma ei tunne nende kriminaalkoodeksit väga hästi. Aga kui ma õigesti mäletan, siis umbes 2007 või 2009 aastal tegid nad kriminaalseadustikus mõned muudatused, mis võimaldasid teatamist. Aegumistähtaega ei ole või ei ole lõppu, kui tegemist on millegagi, mis jätkub. Nüüd, kas see omab suurt kaalu edasiliikumisel, saab olema huvitav, sest kuigi nad võivad öelda, et jah, me kindlasti avame juhtumi, vaatame selle üle ja reageerime, see ei tähenda, et nad suudavad nii kaugele minevikku ulatuvaid tõendeid taastada või isegi nii vanadele tunnistajate ütlustele tugineda. Aga see avab ukse. Ja ma mõtlen, kas see ei tee ka kellelegi selget teed, kui nad otsustavad selles konkreetses juhtumis minna tsiviilmenetluse teed, mitte kriminaalmenetluse. Räägi mulle, kuidas see uurimine välja näeb, sest kui kuulata Ruby Rose'i ja võtta hetkeks tema sõnu tõena, siis need on tema süüdistused. Ta väidab, et käis politseis ja rääkis oma loo. Milline see ülekuulamine välja näeb ja mis saab edasi? No ma arvan, et uurijana pead arvestama esiteks sellega, et seksuaalse trauma järel on hilinenud avaldused tavalised. Ja me ei tohiks lihtsalt öelda, et kuna see juhtus 15 või 20 aastat tagasi ja on kõikuvaid teateid selle kohta, millal see asi tegelikult juhtus. Me hakkame nüüd keskenduma tunnistustele näiteks Spice Clubist selle kohta, millal see sündmus aset leidis. Aga kas see on tegelikult sama juhtum? Me ei tea seda kindlalt. Aga tuleb arvestada, et hilinenud avalikustamine on üsna tavaline. Ma arvan, et teine asi, millele peame mõtlema, on see, et inimestel võtab nende asjade avalikustamine aega. Eriti kui tegemist on samasooliste seksuaalse kohtumisega, mõnikord on inimestel sellest raskem rääkida kui teistest asjadest. Aga ilmselgelt pead mõtlema, okei, miks see nüüd välja tuli? Ja sa pead arvestama ka sellega, mis oli see omavaheline ajend, see sündmus või sündmused, mis panid Ruby Rose'i ütlema, nüüd olen valmis seda tegema. Oli see siis lihtsalt kohene emotsionaalne reaktsioon, et hei, ma räägin nüüd, et ta ründas mind või mitte? Me ei tea. Ma mõtlen, varasemad jutud ütlevad, et ta rääkis sellest kui naljakast purjusjuhtumist, aga nüüd on see tema vastu toime pandud tõsine seksuaalne kallaletung. Ja sa pead mõtlema või kas on võimalik, et see on lihtsalt vähem heatahtlik lähenemine. Ta lihtsalt üritab kellegagi arveid klaarida või midagi sellist. Nii et uurijana, kui sa paned asju kokku ja püüad aru saada, millised tõendid sul on, pead sa ka neid asju meeles pidama. Ja ükski neist ei tähenda, et see oleks tõene lugu või et see oleks vale lugu. See lihtsalt tähendab, et sa pead veenduma, et arvestad kõige sellega. Ma usun, et see ööklubi Spice Market, ma arvan, et see suleti. Ma käisin nende Instagramis ja ma arvan, et nende viimane õhtu oli 1. jaanuaril 2026, mis paneb mind mõtlema, kuidas nad kogu selle materjali saavad. Kas nad lähevad tagasi ja võtavad kogu kaadrid näiteks aastast 2010? Kas need on ikka veel saadaval? Teine ajastu, teine aeg. Tundub nagu eile, aga samas hoopis teine aeg. Kuidas nad seda teevad? Tead, Austraalia uudistes rääkis sellest üks vana pensionil olev Victoria politseikomandör. Ja ma pean nõustuma, esiteks nad ei saa mingit turvakaamerate salvestist ega videomaterjali koha pealt kätte, välja arvatud juhul, kui keegi, kuna seal oli tuntud inimene, hoidis seda isiklikult alles. Ma lihtsalt ei usu, et kusagil oleks ametlikku salvestist. Aga tänapäeval, kus inimesed filmivad igal sammul oma mobiilseadmetega, võib olla mitu kinnitavat videot, mis toetavad seda lugu ja mida Victoria politsei hakkab vaatama ning arvesse võtma. Kuidas nad selle üldse kätte saavad? Kuidas nad, ma mõtlen, see on ööklubi, kuidas sa üldse saad tunnistajaid, inimesi, kes seal olid? Kust nad üldse alustavad?
no ma ütleksin, et see algab sellest, et tegemist on Katy Perry ja Ruby Rose'iga. Ning kõik ütlevad, ma mäletan, et kogusin või vaatasin seda või salvestasin video ja nad võivad otsustada kaasa rääkida. See võib olla ka nii, et väidetav ohver selles loos pöördub inimeste poole, kellega ta on viimase 20 aasta jooksul rääkinud, kes ütlevad, ma mäletan seda. Ja on valmis välja astuma ning ütlema, jah, ma rääkisin. Nii, et tunnistaja leidmine isegi 20 aasta tagusest ajast ei pruugi olla nii keeruline, eriti arvestades asjaosaliste tuntust. Aga mida arvad endise mänedžeri ütlustest? Kuidas sina seda näed? Põhimõtteliselt ütles ta taas, et nad näisid olevat joobes, aga ta ei näinud kunagi midagi, talle ei räägitud midagi ega ta ei teatanud millestki, mis viitaks sellele, mis juhtus või toetaks Ruby Rose'i väiteid. See ei tähenda, et seda ei juhtunud, aga tema on endine mänedžer. Ma pean ütlema, et tema on usaldusväärsem kui paljud teised, sest tal ei ole selles arutelus kummalgi poolel isiklikku huvi. Ja ma tõesti mõtlen selle peale. Kui keegi oleks väidetavalt klubis, mida ta juhatas, kuidagi seksuaalselt rünnatud, siis ma ei tea, see on asi, mille üle tasub mõelda. Ma arvan, et sa tood väga hea argumendi, aga riskide vaatenurgast võib ta öelda, et kõik olid lihtsalt purjus ja midagi ei juhtunud selleks, et vähendada ettevõtte riske. Ma ei tea, kas see võiks teda isiklikult mõjutada. Ja kui sinu uurimistöö on täpne ning ettevõte on tegevuse lõpetanud, ma arvan, et see on vähem tõenäoline kui see, et tegemist on ilmselt lihtsalt sõltumatu tunnistajaga, kes näeb purjus käitumist igal õhtul. Ja oleks tõenäoliselt mäletanud arvestades selle tuntust, kas see juhtus või mitte. Ma arvan, et sa tood väga hea argumendi, mida mina ei suuda esitada. Ta ei pea ka ajakirjandusega sellest rääkima. Ja ilmselt see endine mänedžer rääkis. Nii et see on punkt sinu kasuks. Ma mõtlen, et tal ei ole selles olukorras isiklikku huvi. Miks üldse midagi öelda? Võiks öelda, et mul pole kommentaare. Ma ei mäleta või midagi sellist, aga ta oli üsna konkreetne. Ja jälle ma arvan, et dünaamika on nii erinev, sest inimesed on nii tuntud. Mõned inimesed võivad olla valmis seda riski võtma, sest nad arvavad, et see annab neile samuti hetke kuulsust avalikkuse ees. Las ma küsin sinult seda. Ma rääkisin sellest alguses. Mõned varasemad kokkupuuted, mis puudutavad Ruby Rose'i ja Katy Perry't. Nii et Katy Perry esindaja kutsus Ruby Rose'i korrale, kuna ta väidetavalt esitas valeväiteid. Ja ma mainisin seda edasi-tagasi suhtlust, mis Ruby Rose'il kunagi Warner Brothersiga oli. Ma rääkisin varem sellest, kuidas teised inimesed, nagu Anna Kendrick ja teised, esitasid Katy Perry kohta erinevaid väiteid. Kui palju uurijad seda vaatavad ja ütlevad, et me võtame selle Ruby Rose'i süüdistuse, vaatame ka teisi süüdistusi, mida ta on esitanud. Okei, me uurime seda süüdistust Katy Perry vastu. Räägime ka teiste inimestega, kes on tema vastu süüdistusi esitanud. Ma mõtlen, kas nad räägivad Anna Kendrickiga. See pole isegi Austraaliaga seotud. Ta tegi selle kommentaari 2014 aastal Conan O'Brieni saates esinedes. Kui palju nad seda kõike arvesse võtavad? Kui see oleks minu juhtum, siis ma kindlasti uuriksin selliseid asju. Tead, ma läksin tagasi ja tegin näiteks Katy Perry kohta natuke uurimistööd. Esimene suur hitt, ma suudlesin tüdrukut. Kas see tähendab midagi? Tõenäoliselt mitte. Aga selles kontekstis, kas see võiks olla huvitav? Ja, kui sa näed süüdistusi, mis tulevad võib-olla üsna pöörase käitumise kohta mitmest erinevast kohast, siis pead sa seda arvesse võtma. Ma mäletan, kuidas ma olin alles selle profileerimise kunsti ja teaduse õppimise algstaadiumis. Endine profiilija istus minuga maha ja ütles, pea lihtsalt meeles seda lihtsat asja. Varasem käitumine ennustab tulevast käitumist. Ja seetõttu pead arvestama korduva käitumisega, mis paljudel juhtudel läheb natuke liiga kaugele. Et vastata sinu küsimusele, ma tahaksin kindlasti iga ühega neist intervjuu teha ja küsida, räägi mulle täpselt, mida sa mäletad. Aga kuidas oleks Katy Perry intervjueerimisega? Kuidas see toimiks? Kas nad kutsuvad ta Austraaliasse? Kas nad teevad intervjuu Zoomi kaudu? Ma mõtlen, kuidas see täpselt toimib. Esiteks, ma ei usu, et ta nõustub rääkima isegi kui nad temalt küsivad,
aga teisest küljest võib juhtuda, et ta tunneb vajadust minna ja oma nime kaitsta. Ja võib-olla ta hüppab lennukile, läheb kohale, ütleb, ma tahan teiega kohe rääkida, astub sisse koos oma advokaadiga, istub maha ja teebki seda. Ma ei usu, et see on selline juhtum, mille puhul saaks õigustada, et me tahame, et sa tuleksid Austraaliasse, veedaksid 14 tundi lennukis, et tulla ja anda selle juhtumi kohta intervjuu. Nad teeksid seda Zoomis või millegi sarnase kaudu, nagu meie praegu teeme. Kas nad tuleksid kunagi Ameerika Ühendriikidesse? see on väga võimalik, eriti kui nad saavad jätkuvalt palju survet kogukonnalt, kodanikelt, meedialt ja teistelt ning neil on siin inimesi, keda on vaja üle kuulata. Nad võivad öelda, et see on piisavalt oluline, et panna üks meie detektiividest lennukile, lennutada ta siia ja lasta tal inimestega silmast silma rääkida. Ma tahan olla väga selge. Need on praegu ainult väited, millega Katy Perry silmitsi seisab. Me ei tea, kas toetavaid või kinnitavaid tõendeid on olemas või mitte. Aga ma pean küsima, kui me sellest räägime ja tundub, et see uurimine on käivitatud, sinu teadmiste põhjal Austraalia kriminaalmenetluse kohta, kuidas seal arreteerimine ja süüdistuse esitamine käib? See on väga sarnane meie omaga. Ma arvan, et sellise juhtumi puhul antakse lihtsalt välja dokument, teavitatakse advokaati ja öeldakse, et võid ise kohale tulla ja end üles anda ja sind registreeritakse. ma ei tea, kas nad lubaksid tal digitaalselt registreerida ja siis hiljem tulla kohale kriminaalmenetluseks või mitte. Aga ma arvan, et seda käsitletakse üsna samamoodi nagu siin. Aga me peame meeles pidama, et siin paneksime tõenäoliselt kellegi lennukile ja taotleksime tema väljaandmist, kui ta ise ei tuleks. Õige, see on hea tähelepanek. Hästi, Mike King, vaatame, kuhu see edasi viib. Suur tänu, et leidsite aega, härra. Aitäh, Jesse, tores näha. Ja see ongi kõik, mis meil praegu siin Sidebaaris on, kallid vaatajad. Suur tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcaste kuulate. Võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23:00 idaaja järgi. Näeme järgmine kord, kallid vaatajad.